Enne kui me lähme tänase episoodi juurde, siis me tahaksime kutsuda teid kõiki meie esimesele live podcastile ehk siis 26. august Levieri kohvikus. ja toimub siis esimene üritus. Sinna on väga piiratud arv kohti, nii et kiirusta ja lisainformatsiooni piletite ja kõige muu kohta leiad siis meie Instagramist @taskusobrannad. Seal on kogu info olemas, mine ja vaata ja tule. Nii põnevil. Jaa. Nii et ootame teid väga. Ja. Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere Kaisa. Tere Kaisa. Ja tere sinule, kes sa oled kuulamas taskusõbrannasid. Väga hea meel, et sa oled jälle siin, nagu alati. Ja alustame, nagu ikka, enda tipphetkede ja madalseisudega. Tahad sa algust teha? Ja ma võin alguse teha. Ja ma teen teile natuke huumorit. See on siuke asi, mis läheb täpselt sinna miks sa oled selline Kaisa rubriiki. Ma heitan korra Luunaga diivani peale, nii et andke mulle 2 sekundit ja siis me saamegi kohe minna edasi. Kolmas co-host. Co-host, kes on alati siin. Nii. Ma hoian siin käes helesiniseid trennipükse. Need on ühed mu kõige lemmikumad trennipüksid. Teevad lihtsalt Peppu väga ilusaks, ehk siis kui sa vaatad YouTube'is, siis sa näed ja kui sa ei vaata YouTube'is, siis ma üritan võimalikult hästi nüüd kirjeldada seda kõike, ehk siis helesinised trennipüksid. Kaisa, mul on küsimus sulle. Mis värvi olid need püksid enne? No, mina ei tea. Enne pesu mõtled, jah? Enne pesu, nad käisid mul pesus. No äkki valged siis või? Need olid heleroosad. Heleroosad? Need on, kes ei vaata, täiesti helesinised, üleni ühtlaselt helesinised püksid. Täiesti helesinised. Ainus, mis reedab nüüd, kui sa ütlesid, on see, et õmblused on tõesti heleroosad. Ja huvitavad õmbluste peale ei ole midagi jäänud. Niit ei võtnud külge, aga see materjal, nii, ja millega sa siis pesid neid? Ma ei tea. Ma reaalselt ei tea. Sest et ma pesingi ilmselt siniseid asju ja need olid siis sinna need asjade vahele jäänud. Nii et nüüd mul on siis roosade pükste asemel helesinised ja ma ütlen, see on selles mõttes madal hetk, et tõesti midagi muud ei olnud, lihtsalt see naljakas hetk, et ma mõtlesin, et ma olen 26 ja ma ei saa ikka veel pesu pesemisega hakkama. Ja pole kedagi teist süüdistada, aga ise panid. Ise panin, et muidu kui nagu mu elukaaslane peseb pesu ja peseb mu valgeid asju, need alati tulevad välja hallid ja siis ma olen siis ülivalt sa saad olla nagu, et mis sa panid sinna? Ja nii ongi, ma olen nagu mingi jälle sa panid oma mingi musta pluusi või millegi sinna. Nüüd ma saan ainult ise ennast süüdistada. Õnneks. Väga ilus helesinine. Väga ilus helesinine on. Ja selles mõttes, et mul on väga palju helesiniseid sportpraasid, millega nüüd kanda neid. Aga... Nojah, ma mõtlen ainult seda, et kui sa nüüd neid edaspidi pesed, et kas jääb see sinine sinna või kuidas see edaspidi nagu on? No tavaliselt on ju, et kui see on ikka värvi külge võtnud, ega see väga kergetena välja ei tule. No tõesti väga huvitav. Jah. Ja minul ei ole madal hetke. Teate, Kaisa ütles enne podcast, et kuidas ma nüüd tulen siia lindistama podcasti nii, et mul madal hetk ei ole. See ei ole ju reaalne elu. Teate, on küll. Vahepeal lihtsalt on, et sul ongi hea nädal ja sul ei olegi midagi halba. Ja see on minu arust ülimalt tore, kui lihtsalt sul ongi nii hea nädal, et sul pole midagi halba öelda. Jah. See on okei. Nagu alati ei pea elus midagi halba olema. Jah, mul ei ole midagi välja tuua, aga... Kõrgpunkt siis, punkt, ütleses. Kõrghetk. Käisin nädalavahetusel. Nojah, nüüd kui teie seda kuulete, siis sellest on natuke aega juba möödas, aga käisin Sume festivalil. Polnud varem käinud. See on tegelikult juba mitmendat aastat. See on siis Tallinnas toimuv festival ja ma sain Maybellinilt kutse sinna. Seal oli suur Maybellini ala ka ja saime siis koos sõbranna Anetega käia festivalil. Ja väga mõnus vibe oli seal, et hästi palju istumisala, no Kadrioru pargis toimus, meeletult ilus koht ja kuidagi nagu tõesti see vibe oli midagi hoopis teistsugust, kui ma varem olen festivalidel kogenud. Ehk siis väga mõnus festival oli. Ilm oleks võinud natuke parem olla, aga midagi väga hullu ka ei olnud. Nüüd okei, no see ei ole nüüd päris mingi madal hetk, aga
see, kui palju meil läks seal festivali alal raha, ütleme nii, et see mind rõõmsaks ei tee just. Et maksadki seal ühe alkohoolse joogi eest väikse ja lahja alkoholi eest mingi 8 eurot on ju, siis mingi väike portsuke friikaid 10 eurot, pudel mulli 40 eurot. No selles mõttes ma tunnen, et sükestel üritustel sa sel hetkel ei mõtle sellele väga, et siis sa ainult naudid. See after effect on see, mis hiljem lööd kokku neid summasid, oled mingi oh my god, mul läks just 50 € üks õhtu. Ja teine õhtu me olime targemad ja me sõime ennem. Me tellisime sushit endale koju ja siis meil enam seal festivali alal nii palju raha ei läinud. Issand, sa ütled ka sushi, mitte sushi. Ütle uuesti. Sushi. Ma ütlen sushi, jah? Ja sa ütled nagu kõik shiga. Sushi. Nojah, ma ei mõtle sellele, see lihtsalt tuleb. Ei, mu ema eest ütleb ka samamoodi, siis ma iga kord on, see on sushi, mitte sushi. Aga ma ei ole kindel, kas ma ütlen kogu aeg nii. Ma pean oma vlogist kuulama, kuidas ma seal ütlesin. See oli huvitav, mis mul ei kõrva praegu. Kuidas sina sushi ütled? Kuidas sina sushi ütled? Nii. Minu kõrghetk oli ka nädalavahetusel, kui ma sain anda siis ühele enda YouTube'i jälgijale. Ta meie mõlema jälgija. Ja kus juures ta avastas mind läbi sinu. Ta jälgis sind esimesena. Ja, nimi on Joanna. Tegeleb kus juures ka nüüd YouTube'iga. Nii et minu vlogist leiate siis ka tema kanali, kui juhuslikult tahate äkki pilku peale visata või tahate äkki leida mõnda uut sisuloojat, keda jälgidest. Ma tean, et vahepeal nagu paljud inimesed otsivad mõnda nagu värsket nägu ja vaadet elule. Aga ta siis kirjutas mulle juba mitu kuud tagasi, et tema siis tahaks oma sõprade grupiga tulla oma sünnipäeva tähistama niimoodi, et mina annaksin neile siis bachata eratunni. Ja see tundus minu arust nii tore mõte, ilmselgelt ma olin kohe nõus sellega ja ta põhjendas ka, et miks ta nii vara kirjutas, oli sellepärast, et ta saab aru, et ma reisin nii palju, et ta tahab nagu juba kindlalt nagu kiiresti panna selle aja paika, et mina saaks planeerida enda aega ja ma tõesti planeerisingi oma reise selle järgi, et ma oleksin saanud minna juba nagu nädal enne seda sünnipäeva, oleks saanud juba Eestist ära minna, aga ma ei lähe, sest et ma nii väga tahtsin seda sünnipäeva teha ja see oli nii huvitav, et kui ta tuli sinna, siis ta värises üle keha. Ja ta oli nagu, aga see ei olnud nagu mingi, vaid see oligi lihtsalt nagu, ma ei tea, kas rõõmust või ta ütleski, et lause vist ütles selle, et mul on niuke fangirl moment praegu ja siis ma just mingi, ei, tule nüüd kallistame, mis asja nagu hinga sisse välja, et nagu hoolis Gucci. Aga see oli nii armas, see nagu ma ei oodanud kellelgi sükest reaktsiooni ja teine lause, mis ta ütles mulle, sa oled päris elus ikka palju lühem. Et ma arvasin, et sa oled palju pikem, et ma olin temast nagu veits lühem või nagu tema pikkune. Ja siis see ongi nii huvitav, et tõesti, mul ongi tunne, et ma sotsiaalmeedias piltidel igal pool, ma lihtsalt oskan poseerida niimoodi, et ma tunduks pikem, aga ma olen tegelikult täielgi jupad, ma olen 1,65 m, siuke üliharju keskmine tüdruk nagu jah, aga et siuke huvitav kommentaar tuli. Nojah, vaata, ma ei oska enam niimoodi kõrvalt seisja pilguga vaadata, et ala, kas sa pildi peal tundub mulle pikem või ei, ma tean, et sa oled suht lühikene. Jah, väga lühikene. See on ülinaljakas tegelikult. Ja tund oli ka, tundus vähemalt edukas, et oli näha, et seal oli inimesi, kes nagu ei ole muidu nagu tantsuga tegelejad või nagu üldse ei tantsi eriti. See oleks mina olnud seal. Ja, aga üritasid tublisti, punnitasid läbi, et see on minu arust nii äge, et sa ei tule lihtsalt nagu sünnipäeval mossitama, et vahet pole, mis asi on, et sa ikkagi oled seal oma sõbranna pärast või sõbra pärast ja sa, mis iganes tegevus on, sa ikkagi üritad kaasa teha. Et minu arust see on kõige ägedam, kui nagu üritatakse teha nagu veits aktiivsemaid sünnipäevasid, et sa ei tule sinna nagu mossitama, vaid sa üritad. Ja, et inimesed nagu lähevad kaasa nagu selle tegevusega. Väga lahe. Ja, väga tore sünnipäev oli. Täna on meil teile Kaisa kuuleb episood. Üks mu lemmikuid. Jah, ehk siis järjekordselt vastame teie küsimustele, muredele, mis teil on. Anname nõu nii hästi, kui me oskame. Ja mis ma kõigepealt tahtsin öelda on see, et aitäh kõigile, kes on saatnud. Endiselt meie Instagrami highlightis on kogu aeg see boks anonüümselt saatmiseks olemas, et saate iga kell sinna kirjutada. Ja tõesti nii palju on tulnud sinna juurde. Meil on seal ikka väga palju neid, nii et selles suhtes me kahjuks ei pruugi kõigini jõuda.
Aga Kaisa ütles mulle ka seda, mina neid ei näe, et Kaisa näeb neid küsimusi ma olen see rohkem. haldaja siin. Sa oled nende küsimuste haldaja, jah? Et ta ütles, et te olete detailsemalt hakanud meile saatma neid küsimusi, mis on eriti äge. Et te kirjeldate lahti oma mingid situatsioonid ja asjad ja ma arvan, et see on hea selleks, et me saaksime nagu sügavamalt analüüsida ja anda täpsema nõu või vastuse siis. Ja siia täna mul on võetud erinevas pikkuses erinevaid, et oleks nii lühemaid kui pikemaid. Ja ma alustan siit mingisugusega. No nii. Mulle tohutult meeldib kutt, kes on minust 2 aastat noorem. Tean, see on tabu, et tüdrukud endast nooremaid ei peaks vaatama, aga kuidagi ikkagi veider. Mida teha? Varasemalt suhtes ikkagi ainult endast vanematega olnud. Minu jaoks on huvitav see, et see vanuse või number, et kes on noorem ja niimoodi, tuleb minu arust mängu juba nagu 10 aasta või 5 aasta juures, et see 2 aastat ei ole tegelikult minu arust siuke eriti mingi marginaalne number, et sellepärast peaks olema mingi imelik tunne, et ei tohi nagu kutiga niimoodi suhelda või noh. Ja üldse ega numbrid on numbrid, et selles suhtes, kui sulle inimene meeldib, ega päeva lõpuks seal ei ole vahet ju, mis ta see vanuse number on. Ja nagu selles mõttes okei, et kui sa oled 18 ja sa vaatad 12-aastast tüdrukut, siis ma ütlen no-go ja see ei ole normaalne. Jah, et ikkagi räägime legaalsuse piirides kõigest, aga nagu üleüldiselt mina tean küll ühte paari, kus noormees on ikka isegi minu arust rohkem kui 2, võib-olla isegi 4 aastat noorem, pole päris 100% kindel ja väga hästi klapivad. Et inimesed on ju ka arengult või oma mõttelaadilt nii erinevates kohtades, erinevates vanustes, et me ei saa kunagi olla nagu, et 2 20-aastast noormeest on kindlasti täiesti samasugused ja samasuguse mõttelaadiga, no näiteks. Ei pruugi olla, üks võib juba olla nagu nii palju eespool kuskil oma mõtteviisiga ja teine võib olla ikka veel siuke nagu mingi 15-aastane. Ja mõni mingi, ma ei tea, 17-aastane võib olla palju täiskasvanulikum ja palju parema silmaringiga kui näiteks mõni 25-aastane nagu reaalselt. Et isegi siuke tõesti olukord võib olla. Nii et meie ei ole küll nagu selles kinni, et see kutt peab alati olema vanem. Kui meeldib, go for it. Ja selles suhtes, et kui tulebki välja, et võib-olla nagu kui sa rohkem taga suhted, et äkki ta ei olegi ma ei tea, nii mature, kui sul oleks vaja, siis saad tegeleda sellega ja otsustada, et tead ikkagi ei toimi või mis iganes, et selles suhtes nagu sa ei tee ju praegu mingit lõplikku otsust, et sa hakkad abielluma kellegagi või nagu, et pigem proovi. Jah. On ju. Et ei ole, see on minu arust halvem olukord, kui sa mõtled, et mis siis, kui oleks proovinud. Lasen sinul järgmise lugeda. Olen mehega juba aastaid koos olnud ning saan ka ise aru, et aastatega see kõik liblikaid kõhus tunne ning ütleme ka, et seksuaalne tung väheneb. Aga kuna mõlemad oleme ikkagi 20-ndates noored, siis ei tahaks ka sellega riskida, et hakkame üks hetk seda lõbu poolt mujalt otsima, if you know what I mean. Ja sellest tulenevalt küsiksin nõu teie käest, kuna tean, et mõlemad kas olete hetkel või varasemalt olnud pikaajalises suhtes ning millised ongi teie nipid või nõuanded, kuidas hoida pikaajalist suhet värskena ning kuidas võib-olla siis seda seksuaalset poolt ka taaselustada? Ma arvan, väga paljudes suhetes aktuaalne teema tegelikult. Ma olen väga mitme sõbrannaga just hiljuti sellest rääkinud ja kõigil on täpselt sama nagu et seda kogemust nagu ma olen ka tõesti kuulnud sõbrannadeltki, et mingi hetk nagu see seksuaalelu, ta ei ole enam nii põnev. Et ja mis seal nagu salata, et eks see nii ongi, et algus on ju põnev, sest sa ei tea seda teist inimest ja katsetate erinevaid asju. Võib-olla seks on kirglikum, et nagu tahad nii väga. Aga kui sa seda oled juba mitu aastat saanud kogu aeg, seda, mida sa tahad, siis ta ei ole enam nii põnev ja uudne. Aga kas meil on siis mingeid häid nõuandeid ka või? Mina arvan, et hästi tihti kindlasti see, kuidas nagu alustatakse vahekorda, on ülimalt oluline, et isegi kui see on nagu sa tead, mis sealt tuleb, siis nagu ma tunnen, et inimesed suhtes muutuvad mugavaks. Ja siis see nagu algus on suht siuke nagu mingi, ma ei tea, naerdakse või räägitakse mingi alguses või nagu... Või siis see läheb hästi sama rada pidi kogu aeg, nagu et sa juba tead, nii nüüd ta tegi näiteks selle mingi liigutuse, ja siis sa tead, et siit nüüd läheb see. Et muuta just seda alustamisviisi, teha spontaansemaks seda. Võib-olla ka kuskil uutes kohtades seksida. See ei tähenda muidugi, et te peate kuskil avalikes kohtades seda tegema, aga nagu
Mõni jah, uus kas või kodus uues asukohas, noh, selles suhtes, et duši all, köögis, Jah. elutoas, kus esikus, iganes sa wherever. varem ei ole seda teinud, Jah. et uus koht ja siis võib-olla rääkida rollimängudest, kui see on miski, millega sa tunneksid ennast mugavalt. Võib-olla võtta ka mingid nagu need Mänguasjad. mänguasjad või mingid nagu siuksed Midagi, mis lisab tekitaks vürtsi. jah, seda põnevust jällegi nagu uuesti tooks Jah. ellu. Ja siis ma ei tea jah, see on nüüd küll selline ühekordne asi, mida võib-olla proovida, aga ma kuskil nägin huvitav soovitus, mida ma kunagi võib-olla tahaks ise ka proovida, et mine enda kaaslasega nagu justkui esimesele date'ile ja mängige, et ei tunne üksteist. Nagu, et te kohtute esimest korda. Aga no siis peab ikkagi mõlemad pooled võtma seda tõsiselt, et see toimiks, et kui üks itsitab näiteks terve aja, siis see... Jah, selles suhtes küll, et siis see peab olema mõlemapoolne kokkulepe ja seda saab nagu erinevat moodi vist ka teha, ma arvan, et sa saad seda teha nii, et sa ikkagi nii-öelda mängid ise ennast, aga justkui nagu, et ta ei tea sinu kohta või siis te võite fulli mängida nagu mingi teisi inimesi. Ma olen Samantha ja ma ei tea. See ongi vist rollimäng või? No see on juba jah rollimäng, aga noh, et sa viid selle ka kodust väljapoole, et a la lähtegi mingi kuskile restorani ja siis mõtlete endale uued identiteedid välja. No, ma ei tea ja rohkem vist ei oska soovitada ega jah, no seks on oluline osa suhtest, aga muidugi koos hoiavad meid ikkagi ka rohkemad asjad kui ainult see seks, ehk siis ma loodaks, et ka see muu emotsionaalne side on piisavalt tugev, et mitte nagu nüüd sellepärast siis hakata otsima kuskilt mujalt. Plus ma arvan, et seks ei ole ainuke faktor, et sa saad intiimne olla ka teistmoodi, et noh, mina näiteks olen aru saanud, et tegelikult minul on olulisem ikkagi nagu kallistused ja nagu embused ja lihtsalt nagu mingi otsa ette musid, et see nagu isegi tekitab rohkem emotsiooni mus kui lihtsalt seks. Et nagu jah, et peaasi, et seda intiimsust ära ei kaota, et ei muutu nagu lihtsalt sõbrad. Ja, nõus. Et nagu puudutused asjad ka. Ja. Nii. Hei, teete mega ägedat asja ja kuulan igat podcasti osa. Aga nüüd asja juurde. Igatahes olen 13 ja tegelen oma lapsepõlve traumaga, milleks on mulle meeldib 13-aastane ütleb, et ta tegeleb oma lapsepõlve traumaga, et 13-aastane on nii teadlik. See on üldse, ma olen šokeeritud. Okei, nii. Nii, tegelen oma lapsepõlve traumaga, milleks on olnud kiusamine ja väljajätmine. Enam selliseid asju pole ja olen tegelikult väga hea suhtleja ja meeldib inimestega koos olla. Aga olen sellepärast proovinud nagu olla keegi teine, millest nüüd hiljuti aru sain. Ei suuda ise ennast leida ja tunnen, et kuidagi kellegi teise nagu inimestega suhtlen. Ei ole aimugi, kes olen ja kui proovin endast midagi luua, siis tundub see ka kohe võlts ja vale. See kõik toimub minu sees ja ma ei tea, kuidas tegelikult üldse inimesena välja paistan, aga tahaksin lihtsalt ennast armastada ja end hästi tunda, mis ka tihtipeale nii on, aga käib periooditi. Mis nõu annate? Ma arvan, et see võltstunne tekibki sellest, et ta ongi, et ta üritabki alles end leida ja iga asi, mis uus ongi algselt siuke, et see ei ole päris mina, sest see on nii uus. Aga võib-olla on ajapikkus saad aru, et see mingi, ma ei tea, sa näitad, et sa oled hästi outgoing, et see ikkagi jah, tundub algus võlts, aga tegelikult sa saad aru, mulle meeldibki. Et ma arvan, et minu arust number 1 asi oleks see, et kuidas ma tahtsin seda öelda, nii et see oleks hästi selge. Et ürita panna paika näiteks enda väärtused, enda maailmavaated, mis sa arvad, et sinu jaoks on oluline, nagu mis sul on oluline enda sõpradest, nagu mis iseloomujooned on olulised. Ja, et mis sulle meeldib teiste inimeste juures on ju. Ja minu arust paljuski meie sõbrad peegeldavad meid endid. Ehk siis, kui sa panedki kirja, et mulle meeldivad inimesed, kes on hästi spontaansed, ilmselt sa ise oled ka lihtsalt spontaanne või sa nagu üritad olla spontaanne. Mulle meeldivad inimesed, kes on hästi abivalmid, sest et äkki sa oled ise ka abivalmis, et niimoodi me võib-olla paneme nagu tükikesi endast ka nagu kokku. Ma tahtsin veel öelda, et lihtsalt vau, kui eneseteadlik sa oled 13-aastasena, et see on juba nagu mega. Teiseks nagu ongi see, et ma arvan, et sa ei saagi selles vanuses nagu täielikult ennast nii-öelda leida. Sa oled veel nii noor, et sa alles kujunedki inimeseks. Mina
tundsin alles mingi 20. alguses, et ma olin kujunenud lõplikult nagu nüüd selleks inimeseks, kes ma ka ütleme täna olen. Okei, tegelikult ma arenen ikka veel edasi ja ka, muidugi. aga nagu, et Mingi mingil mina määral. tunnetus juba on Ja, nagu. ja see tekkis mul alles 20. alguses tegelikult, see tõeline tunnetus, et kes olen mina, milline inimene ma olen ja mis on mu väärtused. Varem ma ei suutnud seda nii hästi kokku panna enda jaoks. Ehk siis nagu 13-aastasena. Mõelda üldse sellisele teemalegi. See on hoomamatu isegi oli Tõesti. sellel hetkel minu jaoks kindlasti. Ehk siis selles suhtes ära pane endale ka liiga palju pressure'it, et võib-olla tunnedki ennast imelikult ja ma arvan, et nooruses nii paljud inimesed tunnevadki ennast imelikult iseenda kehas, sest et sa alles oledki arenemas selleks, kes sinust saab. Aga ma arvan, et see Kaisa nõu oli väga hea, et vaata inimesi enda ümber, mida sa nendes väärtustad ja ma arvan, et need omadused ongi ka sinul endal küljes või need on sinu omadused ja võib-olla siis need omadused, mida veelgi rohkem endas välja tuua siis. Jah, rohkem vist ei oska öelda. Jah. Nii. Ma olen ikka šokeeritud. Ma olen ka, et väga eneseteadlik 13-aastane. Jah. Hei sõbrantsid, kuidas käituksite? Mulle meeldib see algus. Avastasin, et elukaaslane on meie koos oldud aja jooksul ühe teise tšikiga nude vahetanud, temaga flirtinud ja BDSM jutte rääkinud. Mis see tähendab? Loe lõpuni ja siis ma guugeldan. Viimati suhtlesid aasta tagasi. Me oleme koos olnud 2-3 aastat ning 9 kuud koos elanud. Kui küsisin, et kas see nimi muudetud Diana kes see on, siis ütles lihtsalt, et mu endine juuksur. Tüüp viimased 5 aastat kiilakas olnud. Oh my god, kui hea! Peale seda minu küsimust kustutas ta aga Diana vestluse salaja ära, aga search histories ta ikka figureerib. PS, love your podcast. Aitäh, et olete. Esiteks aitäh sulle. Tõesti. Ma kiirelt, mul on mingi aimdus, mis see BDSM on, aga ei ole võib-olla nii piisavalt haritud, et vaatame. Aga mis sa üldse nagu sellest teemast arvad? Et kui sa oled suhtes, siis samal ajal flirdid ja jagad nude teistega. No ma arvan, et see ikkagi ei ole päris okei tegevus, et see nagu mul veits on nagu siuke arvamus ka kujunenud, sest ma näen bachata maastikul päris palju seda, et inimesed ongi hästi flirtatious, aga kui Tainn oleks näiteks kellegagi selline ja ma küsiksin, siis ma tahaks, et ta ütleks mulle, et jah, tead oligi ja et me räägiks siis läbi, et okei, et kas see on okei ja kui minu jaoks ei ole okei, et siis ta lõpetab selle ära. Aga et kui sa oled niimoodi, ütled põhimõtteliselt, et see on see ja kustutad chati ära, aga tegelikult ikka teed edasi, siis see on kahtlane mu jaoks. Ja muidu selgituseks siis BDSM is a term used to describe aspects of sex that involve dominance, submission and control. Siuksed teemad on siis neil läbi käinud seal. Huvitav, kas nad on siis selle tüdrukuga, kellega ta suhtes on, neid samu teemasid arutanud, sest et kui ei ole, siis see on nii suur red flag selle mehe kohta. See, kui ta ei ole nüüd enda selle tüdrukuga neid arutanud, siis see näitab lihtsalt seda, et ta tahab midagi, ta ei julge seda siis või ei taha seda mingil põhjusel oma kaaslasele väljendada ja ta tunneb mugavamalt ennast siis mingisuguse suvalisega nendest asjadest rääkides. Juuksuriga, kuigi ta on kiilakas. Whatever. Väga huvitav. Aga igal juhul minu jaoks ma juba tean, et ei oleks see okei, et meie koos oldud aja jooksul nude vahetanud. Ja see on nagu full on no go nagu. Mis asja? Ei. Et ma ei tea, kui selged piirid teil on, kas need on kogu aeg olnud selged, kas tal võis olla arvamus, et see on okei, kuigi nude'id ikkagi päris ei ole. Ei ole ja ma arvan, keegi ei saa arvata ka, et see on okei. Jah, nagu ma ütlen, mingi flirtatious talk, rääkige läbi, kas on teie jaoks okei, kui ei ole ja ta ka ütleb, et okei, siuke asi oli ja tunnistab, et ta tegi seda, et siis nagu ma näen, et see on koht, kus nagu te saate arutada läbi, kas jah või ei ja kas lähme lahku või mitte, eks ju, mis iganes te otsustada. Ja selles suhtes, et kui sinu jaoks kõik see asi ei ole okei ja sa tunned ebakindlust, siis sa väärid igal juhul kedagi, kes ei tee su selja taga mingeid veidraid asju ja kes on võimeline sinuga siis arutama neid oma soove või mis iganes mõtteid, mis tal on seoses sekseluga. Et
see on okei tunda, et see on ebanormaalne. jah, ja kui sa tahad nagu temaga seda töötama panna, siis võib-olla mida teha ongi nagu süvitsi minna rohkem sellesse teemasse. Et mis mis ajendas teda üldse selle tüdrukuga neid asju rääkima, kas on midagi, mida ta sinuga ei ole rääkinud ja millest äkki te saaksite nagu läbi rääkida ja koos läbi minna, et kuigi ma arvan, et see ehk siis see dominance ja submission, et see on mingi key factor nagu selles vestluses selle Biffiga tal. Vabandust, tüdrukuga, Biffiga, ma ei arvan. Jah. Okei. Ja. Mis teeksite antud olukorras? Teil on mees, kellel on varasemast kooselust mitu last. Nüüd on selle mehega endal ühine laps ning peab mind naisena eluarmastuseks. Ent ühise lapse puhul ütleb, et ei armasta, aga teisi lapsi hoiab ja nunnutab väga. Ma arvan, et tegelikult see on koht, see mees peaks endaga tegelema. Siin on mingi psühholoogiline probleem. Ja siin on mingi plokk. Nagu ma tean, et paljudel või väga et emadel võib juhtuda seda, see, et sul ei ole seda sidet lapsega ja see on tegelikult nagu ajukeemias. Ja, see on ajukeemias. Mingi asi ja sellega siis tuleb ka tegeleda, et minna siis, ma täpselt ei teagi, kas psühholoogi, psühhiaatri juurde. Igatahes mulle tundub, et sellel mehel midagi on nagu ikkagi valesti, sest et üldiselt me peame oma lapsi armastama, nii see terve süsteem meil kõik toimib, nii see elu toimib. Ma olen näinud kõrvalt ühte sellist peret, kus on 3 last. Esimest last aktsepteeritakse ja teisi 2 ei aktsepteerita. Ja see on väga huvitav, ma ei tea, nagu tegelikult on siis nii, et 2 esimest laps on ühe mehega ja teine laps on siis nagu teise mehega, 3. laps on siis teise mehega. Ja see nii-öelda, kellel on siis 2 last, et siis seda vanemat last ütleb, et see on tema tütar, teine ei ole tema tütar, sest tema ei tahtnud teda. Ja ma näen kõrvalt, kuidas need lapsed on kasvanud ja ma näen, et see keskmine laps lihtsalt, sa näed ta käitumisest ära, et ta saab aru, et teda ei ole tahetud, et sa saad aru, et ta tahab tähelepanu ja ta ei saa seda. Ehk siis tegelikult sellises olukorras emana ilmselt peaks tegelikult mõtlema rohkem lapsele. Et mõtle, et kui see nii-öelda mees on küll ka sinu võib-olla eluarmastus ja sa oled mehe eluarmastus, aga laps saab kogu aeg selle tunde, et ma ei ole tahetud. Et kas sa suudad seda kõike korvata, et sina suudad olla mõlema vanema eest või siis ma ei näe, et tegelikult see on lapsele hea näha seda või tunda seda. Jah, see esmane lahendus kindlasti on see, et see mees peab minema kuskile abi otsima selle teemaga. Sest et jah, ise sellest ilmselt on väga raske välja tulla, kui juba see tunne sul niimoodi on. Aga et kindlasti saab midagi ära teha ja kui ta, ma tean, et on inimesi, kes ei ole nõus lihtsalt minema psühholoogi juurde või kuskile, et siis seal on mõttekoht tõesti, et kuidas nüüd sellega toime tulla, sest et hästi selgeks, kui sa juba ei ole, võib-olla oled juba väga süvitsi arutanud seda teemat, aga hästi selgeks tulebki kindlasti siis sellele mehele teha see, mis võib olla tema sellise suhtumise tagajärg, nagu me just rääkisime, et ongi see laps, ta võib ennast tunda nagu mitte tahetuna, kõrvale jäetuna, et teda ei armastata ja sealt tulevad katkised lapsed. Ja katkised täiskasvanud siis lõpuks. Et selles suhtes väga tõsine teema, millega tegeleda ja mul on kahju, et sa oled sellises olukorras. Ja pluss eriti, kui see sinu laps näeb, et ta oma teisi lapsi armastab väga. Vot see on ka nagu tõesti nagu väga raske sellele lapsele, ma kujutan ette. Sest sul on see võrdlusmoment olemas, aga miks ta minuga ei ole nii, et hästi jõudne. Tere, käin gümnaasiumis ja paralleelklassis käib üks poiss, kes käis varem minu klassis. Meil on vahetunnis kogu aeg silmside ja ta tuli ühel peol minuga rääkima. Jutt oli segane ja ma pole kindel, mida ta rääkis, sest muusika oli nii vali. Ühel hetkel ta lihtsalt kõndis minema. Ma pakun, et ta kutsus mind kaasa, aga ma polnud sellest täitsa kindel ja ei läinud. Pärast pidu kirjutasin talle ja küsisin, miks ta minu juurde tuli, aga selle peale ta ei vastanud midagi. Koolis vahetunnis ignoreerib. Mida peaks ette võtma? Don't waste your time. Don't waste your time, honey. Mõttetu, kui ta tahaks midagi, tal on see võimalus olnud ja on siiamaani. Kui ta midagi ette ei võta, siis järelikult ta ei taha piisavalt ja selliseid mehi me ei taha. Pluss, kui ta ignoreerib ja ei vasta sulle konkreetselt ka, nagu kui sa kirjutad talle ja küsid, et hei, et nagu, ma ei tea, mis sa kirjutasid, äkki kirjutasid, et sa ütlesid midagi peole, mis sa ütlesid ja kui ta siinib seda, siis see juba näitab, et ta ei ole veel päris täiskasvanud. Jah, et ta ei ole mis iganes põhjusel, kas siis piisavalt huvitatud või küps, et
ma ei tea, suhelda sinuga Jah. normaalselt. Jah. Et on väga relatable, et sa ei kuula, mida keegi räägib. Jumal küll, vahepeal tõesti nagu klubis üritad kellegagi midagi rääkida. Või siis see on see kutt, kes tahabki, et sa ajaksid teda taga, mis näitab seda, et ta on lihtsalt nagu fuckboy mentality või mingi, või isegi mitte fuckboy, aga lihtsalt, et see on väga nagu... Jah, et mingi ma tahan tahetud olla, Jah. on ju, mingi siuke. Jaa. Ja see ei ole ka see, mida me tahame. Ei. Nii et unustame selle venna, vaatame edasi. Maailm on suur ja lai. Nii. Tere teile. Sõbrannadega seonduv küsimus. Vanus 25+. Nii. Kui see on sõbrannaga kokku, siis väga tihti läheb ka jutt teiste sõbrannade peale. Minu sõbranna hakkab rääkima igast asju teistest. Ise aga mõtlen, et huvitav, kas see teine üldse tahab, et tema asju niimoodi räägitakse. Olen hakanud tundma, et ei taha väga enam selle teatud ja ka teiste sõbrannadega kokku saada, kuna kardan, et ka minu asjadest räägitakse edasi. Vahet pole, kui isegi öelnud olen, et see jäägu siis meie vahele. Kas see ongi normaalne või mis te arvate? Ma arvan, et mida tahad sa ikka alustada? Mul isegi mingi arvamus on. Nagu. No, nii. Võid. Okei on nagu rääkida sõbrannadest, okei ei ole rääkida asju, mida sa oled konkreetselt palunud, et ära räägi. Nagu selles mõttes, et okei on rääkida, et ta näiteks käis eile kinos ja tegi seda ja ma ei tea, et ma nägin, et ta tegi seda. Nii, täiesti okei. Objektiivne mingi asi nagu erapooletu asi. Okei ei ole see, ta rääkis mulle just, et tal oli mingi draama selle tüdrukuga ja nagu mingi see tšikk tegi seda ja seda nagu, siis see on nagu mida pekki. Et arutada kellegi elu üle, täiesti tavaline asi minu arust, rääkida kellegi saladusi või siis nagu minna süvitsi ja hakata halvustama kedagi, nii et sa kuuled, et ta halvustab su sõbrannat, nagu enda sõbrannat ka, see on kahtlane. See on jah, sest et ma täiesti saan aru, et see tekitabki selle tunde, et oota, aga siis ta võib ju minust samamoodi kellelegi teisele rääkida, kas siis neid mingeid negatiivseid halvustavaid asju või minu saladusi. Et see on nagu arusaadav ja kui sul on ikkagi mingi siuke halb tunne sellega seoses ja ta ei ole väga respectful enda teiste sõbrannade osas, kui ta siis sulle nendest räägib, siis no seal suure tõenäosusega võib olla see, et ta ka sinust ei pruugi siis väga respekteerivalt rääkida. Mul on see kogemus olnud täpselt samasugune. Ei hakka nimest nimetama seda inimest, sest et see on üks inimene, kelle me kõik kattisime välja oma elust. Nii. Ja ma panin seda tähele alles hiljem, kui ma olin oma elus selle inimese ära kattinud. Ehk siis mul oli ka sõbranna, kes rääkis pidevalt, nagu ma nägin teda väga harva ja kui ma nägin, siis ainuke asi, mida ta suutis mulle rääkida, oli halvustavalt oma teistest sõpradest. Nagu kuidas teised sõbrad on nii mingid, ma ei tea, ei ole üldse edukad ja nagu mingi, et ei saa üldse oma eluga hakkama ja ainult mingi vinguvad ja nagu siukest asja räägib mulle oma sõbrannade kohta. Ja hiljem, miks meie sõprus katkes, oli sellepärast, et mina kuulsin meie ühiselt tuttavalt, kuidas ta minu kohta on rääkinud. Ehk siis ilmselt ma arvan, et see on tõesti, kui sa kuuled juba, kuidas ta oma sõbrannadest räägib, ta ilmselt räägib ka sinu kohta niimoodi. See on suur tõenäosus, et nii on. Ja see on nii vastik kuulda tegelikult kolmanda poole käest, et siuksed nagu mingid jutud käivad. Jah, sest ilmselgelt, kui ta on su sõbranna, sa tahaksid teda usaldada ja tahaksid ju temaga kõigest arutada, aga kui usaldust ei ole, no siis ikkagi asi on pekkis. Olgu see siis sõprussuhetes või paarisuhetes. Nii, lühem. Tere, sooviks küsida nõu, et mida on vaja elus üldse, et leida tõelist armastust, sest ma olen selline, nagu ma olen ja naised ikka ei soovi minuga suhelda ja päris elus ma ei oska õigesti tutvuda naisega. Soovitage, mida teha. Meesterahvas meile kirjutanud. No mida teha, et leida armastust? Mina arvan ikkagi, et nagu see on nii naljakas, kui ma ütlen seda. Maailmas on siis mehed, kellel on antud välimus ja iseloom. Maailmas on mehed, kellel on antud ainult välimus ja on maailmas mehed, kellel on antud ainult iseloom. Kui sa oled üks nendest vähestest, kellel on antud mõlemad, good for you, ma usun, et tegelikult sul ei ole seda probleemi. Kui sulle on antud ainult iseloom, siis mina arvan, et sa tõesti pead olema lihtsalt nii respectful naiste suhtes, viisakas, armas, hooliv ja tegelikult õige naine tunneb ära need kvaliteedid sinus ja õige naine tegelikult lõppkokkuvõttes ei vali välimuse järgi. Jah, välimus on väga tähtis,
nagu mingi atraktiivsus peab Tead, olema. naisi on nii palju, kes ei pane esikohale välimust tegelikult. Ja et nagu sul peab ikkagi väga hea iseloom olema, ma arvan. Ja tõesti, ma täpselt nõustun sellega, et esimene asi, mis ma mõtlesin, kui sa näitad naiste suhtes välja hoolivust, seda, et sa austad naisi ja sa tahad olla hea kaaslane, siis tegelikult leiab, ei ole nii keeruline. Nüüd kust nüüd alustada? Ma ei tea, ei oska niimoodi öelda. Ei saa öelda, et mine sinna istu maha ja sealt tuleb su naine, nagu seda ei saa öelda, eks ju. Et eks peab ka mingil määral julgust kindlasti olema, et võib-olla käima, nagu leidma mingi uusi hobisid, mis on äkki seltskondlikud, laiendama oma seltskonda, äkki. Jah, äkki kuidagi nii pidi ja tead, õige naine tuleb õigel ajal, ta tuleb siis, kui ta tulema peab. Et päris nii, et me sunnime, nüüd keegi tuleks, ei juhtu. Ma arvan, kui õige aeg on, küll ta tuleb. Kust leida hea naistearst? Mina ei oska nüüd niimoodi nimeliselt kedagi soovitada, aga asi, mida mina alati teen, issand, nüüd ma mõtlen, mis selle lehe nimi on igatahes mingi leht, kust sa saad... mingi tervis.ee, see, kus on hinnanguid antud, ja just, kus sa saad lugeda inimeste hinnanguid arstidele. Mina kahjuks ei ole leidnud head naistarsti ja ma vaatasin sealt lehelt. Vaatasid. Ja väga head hinnangud olid, ilmselgelt ma ju käisin, eks ju, kontrollis ja teine asi oma hormonaalsete probleemide pärast ja kõik naistearstid, kellel olid mingid ülihead hinnangud. Üldjuhul oli see hinnanguks, miks oli 5 tärni pandud, oli sellepärast, et on üli otsekohene, ütleb sulle ausalt välja, ei sugarcoat'i neid mina asju. Ei läheks siukse, ma juba, siis ma ei valiks, kui ma näen siukseid asju, sest mulle ei sobi. Mul on vaja nunnu, eriti naistearst, palun nunnu. Tervisetrend, igatahes on see leht muidu, kust saad siis otsida erinevat nime järgi ja näed siis arvustusi. No jah, ma ei oska ka paremat soovitada, et ma olen ise erinevate juures käinud ja nagu mul on hästi läinud ja selles suhtes, kui sa oled alla 26 aasta vana, mida mina olen ka palju kasutanud, on see noortekabinet. Kas see on 26 kaasa arvatud? Vist on jah. Et seal on alati nii palju, kui mina olen vähemalt käinud, väga meeldivad arstid. Nad peavadki olema, kuna nad ju suhtlevad noortega, et nad ei tohi ära hirmutada kedagi ja nagu saab alati kõikidest muredest vabalt rääkida, ei ole olnud ebameeldivat kogemust ja lisaks sa ei pea maksma seal. Et seda ma soovitaks ja siis otsida niimoodi, aga Ega mul ei ole ka paremat soovitust, sest mul on olnud kõik suht sarnased kogemused ja ei ole midagi meeli ülendavat ei ole olnud, kahjuks. Siin on nüüd üks väga raske teema. Esiteks ütlen, et teie podcast on imeline, aga nüüd teema juurde. Mu isa põhimõtteliselt ütleb peaaegu iga päev mu emale, et ta petab teda ja seksib kellegi teisega ja nii edasi. Sellega seoses on mul juba sotsiaalsed ja ärevushäired, millega käin ka koolis psühholoogi juures, mis on mind õnneks aidanud, kuid vahel mõtlen ikka, et ma tahan ära kolida ja lihtsalt enda elu lõpule viia, sest ma enam ei suuda olla siin elus ja ma ei saa blokeerida ka oma isaga suhteid ega ära kolida, sest olen alaealine. Aga ma ei tea, mida teha enam. Kas on äkki soovitus, mida teha saab, kui üldse? No esiteks psühholoog kindlasti väga hea selles olukorras. Teiseks seal läks väga süngeks see asi, et tegelikult nagu ka on need nii-öelda eneseabiliinid, aga kolmandaks tuleks oma emaga rääkida sellest, mitte isaga, vaid emaga. Et nagu päriselt nagu istuda maha ja küsida, et miks sa nagu tolereerid sellist asja, et võib-olla su ema nagu peaks ära kõndima, aga võib-olla ta ei saa. Ja me ei tea neid põhjuseid seal taga, et miks su ema endiselt nagu talub sellist käitumisteks. Et äkki ikkagi sul on võimalik tõesti oma emaga nendest teemadest rääkida, kui raske see sinu jaoks on, sest et ta kindlasti tahab sind ju aidata ja mõista ja et äkki kuidagi see. Kindlasti peabki olema mõistav selles mõttes, et ma usun, et ka su emal on hästi raske. Ja. Et ma ei kujutaks ette, et keegi iga päev mulle lajataks siukeseid lauseid. Ehk siis jah, kahekesi nagu rääkida sellest, sest et kui su isa siukseid asju teeb, siis ma oletan, et ta ei ole just kõige reasonable
mõistlikum inimene, -hmm. et ma ei näe, et temaga esimesena vestlus kuhugi viiks. Jah, ja temaga võib-olla, kui vähegi on võimalik, siis lihtsalt vähendada suhtlust. Noh, ma ei tea, muidugi see on kodus olles väga raske, aga võib-olla leida rohkem huvitegevusi, et hoida sind kodust väljaspool näiteks. Aga eelkõige peaks oma emaga sellest rääkima ja väljendama, et see mõjub sulle väga raskelt ja äkki saaks emaga koos nagu ikkagi mingi lahenduse. Et kindlasti ära ole nende mõtetega üksinda. Ja kui sul on häid sõbrannasid, siis nendega kas või lihtsalt, et südamet ära rääkida, et tead, mul oli siuke, siis mind alati hästi aitab ka see, kui ma sõbrannadele lihtsalt räägin oma mingi mure, ma isegi ei oota alati mingit lahendust ega midagi, ma lihtsalt saan ära räägitud ja siis on natuke kergem, et ma loodan, et sul on häid sõbrannasid, kellele saad äkki usaldada ka neid teemasid ja väga hea, et sa käid koolipsühholoogi juures, seda kindlasti jätka, see kindlasti aitab. Ja ega vist rohkem ei oska öelda. Loodame, et see olukord laheneb. Ja me väga loodame, et läheb paremaks. Nii, ja sinule? Mida teha, kui sul on poissõber ja tal on tüdruk BFF, keda ma ka tean, kuid nad käivad samas klassis ja suhtlevad päris palju. Vabal ajal kokku ei saa, aga kirjutavad. Usaldan oma poissi, aga mitte seda tüdrukut. Mida teha? Kui sa usaldad enda poissi, siis tegelikult ei olegi rohkem midagi teha. Siis sa saadki usaldada, et tema hoiab seda vestlust ja kõike seda sellisel tasemel, nagu see peabki olema ja ei midagi enamat. Ja sina ei saa kontrollida seda teist tüdrukut ega ka lõppkokkuvõttes sa ei saa kontrollida enda poissõpra. Ma arvan ka seda, et kui see tüdruk ikkagi oli ka enne sind ja seal pole midagi toimunud, no siis lihtsalt oligi, et kui sa sinna suhtesse läksid, sa juba teadsid, et see tüdruk on selles elus. Ja pluss nagu kui keegi ei varja sinu eest mingit suhtlemist, siis see tundub, et tõesti seal ei pruugigi mitte midagi enamat olla, kui sul ei ole mingit põhjust nagu kahtlemiseks. Ehk siis mõtle läbi, kas on see tüdruk andnud sulle kunagi mingi põhjuse, et kahelda selles, et nad on lihtsalt sõbrad, sest mina isiklikult usun, et poisid ja tüdrukud saavad olla sõbrad. Ma tean enda sõprusringkonnas, et on nagu paare ja nii-öelda mees osapoolel on alati olnud naisparim sõber ja kõik toimib väga hästi ja ongi päriselt lihtsalt sõbrad. Et nagu mõtle läbi, kas see tüdruk on kunagi andnud põhjust, miks sellest kahelda ja kui on, räägi selle tüdrukuga. Ja kindlasti ära varja seda oma kuti eest, et sa seda teed, et sa räägid selle tüdrukuga. Või sa oleneb, mis asi see on, et kas rääkida oma kutiga või siis selle tüdrukuga tõesti. Aga hästi avatud kommunikatsioon ja enda jaoks tõesti läbi mõelda, et kas on olnud midagi, kui ei ole, siis ju tegelikult ei ole muretsemiseks põhjust. Nii. Hei, ei tea, mida teha. Olen oma kutiga olnud suhtes pea 2,5 aastat. Terve selle suhte vältel on ainult üks suur tülide tekitaja olnud ja see on alkohol. Ta ei oska sellega piiri pidada. Jah, ta ei ole see igapäevane alkohoolik, aga joob ikka üsna tihti. Kaob päevadeks ära ilma minule mitte midagi ütlemata, ignoreerib mind ja annab siis pidevalt uusi lubadusi. Ausalt ma enam ei kao ära, luban, et olen 6 aega kaine ja nii edasi. Olen lihtsalt tüdinenud sellest. Ta suudab nädal aega vahest kaine olla ja siis jälle paar päeva või nädala joob. Vahest ei suuda nädalatki. Ta ise arvab, et see on okei. Vahest isegi süüdistab mind, et mina ajan teda jooma. Muidugi ega ma ise ka perfektne pole, aga vaevalt nii hull nüüd ka, et pea kogu aeg jooma peaks. Ise joon ka, aga harva, maksimaalselt 3 korda kuus. Ehk siis 3 päeva kuust, kuigi enamus ajast ikkagi vähem kui 3. Ta vahest saab isegi aru, et see on probleem, aga ütleb, et see on siis vahest ütleb, et see on täiesti normaalne. Siin tegelikult väga palju alkoholiga seotud tegureid veel, kui neid kõiki kirja siia panema hakkaks, läheks väga pikaks. Armastan teda ja ei tahaks lahku ka minna. 2 kuud tagasi olime 1,5 nädalat lahus. Tema jättis siis mind maha. Suhe ei olnud tänu alkoholile sama ja seda tunnistas ise. Kuid semmis sellel ajal teise neiuga. Ma ise rääkisin ka sellel ajal vana tuttavaga, aga meie ei saanud kordagi kokku, kuna ta on kaitseväes ja ei saanud sealt lihtsalt niisama ära ju tulla. Nemad aga said mitu korda kokku. Tema väitel nad isegi ei kallistanud, aga see selleks. Vahel mõtlen, et see kutt, kellega mina suhtlesin, oli korralik, oli lõpetanud kooli ning varsti ka kaitseväe, ta ei tarbi ka alkoholi väga.
Minu kutt on muidugi ekskriminaal ja isegi vangis istunud. Muidugi ilma lubadeta sõidu ja mingite varguste eest. Armastan ikkagi enda meest ja tahaks, et see suhe toimiks. Ma ei oska midagi teha. Mul vahepeal lööb siukseid riilse ette, et vahepeal armastusest lihtsalt ei piisa. Sa võid armastada kedagi, aga kui see ikkagi hävitab sind, kui see ikkagi nagu ei toida sind kui inimest nagu praktiliselt või sinu nagu olemust. Ma arvan, et see mees on sulle piisavalt tõestanud, et ta ei soovi muutuda. Ja no tegu on ikkagi alkohoolikuga, mul on tunne. Ja et ta ei muutu, ta ei tee selleks samme. Ja kui ta süüdistab sind vahepeal selles, siis see on väga nartsissistlik iseloomujoon. See on väga hävitav, see on sinu enesehinnangule jube. Ma tundsin, kuidas sa seal ütlesid, et ega ma ise ei ole perfektne ka, nii et ta on juba jõudnud saiu, kus sa hakkad iseendas ka kahtlema. Et äkki midagi ma olen teinud. Ei, sellel inimesel on probleem. Ta ei oska või ei taha sellega tegeleda. Ja ma ei usu, et sina peaksid selle pärast kannatama. Ja, ma arvan sama. Ma kujutan ette, et raske on ära minna, kui sa kedagi armastad, sest et see emotsioon on väga tugev ja see on tihti, mis hoiab väga dysfunctional. Mitte toimivaid suhteid koos. Aga ma arvan, et sellega sa raiskad lihtsalt enda aega. Et mõtle läbi, mida sa oma elus tahad. Kui sa tahad näiteks lapsi, tahad abielu. Tahad stabiilset elu üldse, stabiilset suhet. Siis sellise inimesega, kui see inimene ei taha ennast aidata, seda ei tule. Ja siiamaani on ta tõestanud ainult seda, et ta ei taha aidata ennast ega muutuda. Ja kui ta on sulle mitmeid, ma isegi ei tea, kui palju kordi tõestanud seda, siis miks sa peaksid kuskil Lululandis olema ja uskuma, et see mingi hetk muutub? Lululand. See kõlas nii nunnult, aga jah, tõesti. Et selles suhtes nagu proovi hästi ausalt kogu sellele asjale otsa vaadata. Et muidugi armastus on see, mis paneb need roosad prillid ette ja tahad asju ilusamalt näha. Aga tegelikkus on see, et see suhe ei saa ilmselt olema väga palju parem kui see, mis ta praegu on. Ja kas see praegune on see, kuidas sa tahad, et 10 aasta pärast oleks? Kas see on see armastus, mida sa arvad, et sa väärid? Kas see on kõige parem, mida sa arvad, et sa saaksid üldse? Ja kui ei, siis on aeg liikuda edasi. Sest meie usume, et sul on võimalik kindlasti paremat suhet. Sellised asju ei pea tolereerima ja kannatama, ütleme nii, tegelikult. Jah. Et raske kuulda kindlasti seda, sest et nagu sa ütlesid mitu korda, et sa armastad teda ja tahaksid, et see toimiks, aga sellest, et sina seda soovid, sellest ainult kahjuks ei piisa. Teine pool peaks selleks ka väga palju tegema. Ja ma tean, meil on seda lihtne öelda ja raske on ära minna, me teame. Aga see võib sinu ellu tuua lihtsalt nii palju head, mida sa praegu isegi ei oska ette näha. Et sa lihtsalt avaksid sellega mingi ukse ja sa ei tea, mis sealt uksest võib isegi tulla, kui hea asi sealt võib tulla. Nii. Ma arvan tegelikult, et me varsti peame lõpetama, et päris palju on juba neid. Ma arvan, et äkki ongi viimane, ma ei tea, mis see küll on, kas see on hea lõpetamiseks, seal on võib-olla veel võid scrollida, kui see ei ole nii hea. Issand, väga huvitav, mina loen seda, see ongi minu asja. Ma mõtlesin võib-olla, et sa saad midagi clearida. Okei. Ei teadnud, kus mujal võiks küsida, kuid huvitav oleks kuulda sellel teemal, kuidas Kaisa bachata hobitöö mõjutab ning kas mõjutab ka suhet. Näiteks, kuidas elukaaslane suhtub bachatasse, bachata pidudesse välismaal ja nii edasi. Ja ma olen seda Q&A's juba tegelikult ju vastanud, aga üks asi, mida ma seal Q&A videos välja ei toonud, on see, et ma näen, üks põhjus, miks veel inimeste jaoks bachata võib olla veits tabu ja veits siuke nagu veider, sest et sa lased ehk siis mina naisena lasen teise mehe enda personal space'i, kuhu tuleb ainult minu elukaaslane. Ja tavaliselt inimeste jaoks see nii lähedane koht ongi see, kuhu nad lubavadki üldiselt ainult enda elukaaslase. Keegi teine ei tulegi su näole nii lähedale või su kehale. Ja sellepärast inimestel ongi, et kuidas see on okei. Ja jällegi ma ütlen, tegu on ainult tantsuga. See on ainult 3 minutit tantsu, mis ei hõlma endas mitte mingit intiimset tegu või mitte midagi, vaid see on lihtsalt 2 inimest,
kes on väga lähestikku, aga see, et sa oled lähestikku lõppkokkuvõttes ei tähenda midagi muud. Ei, see ei lähe kuhugi kaugemale. Keegi ei pane sulle kättpüksi, keegi ei katsu su, ma ei tea, rindu, mida iganes. Jah, täpselt. Sa lihtsalt, sa lased selle inimese enda personal space'i. See on asi, mis on, ma ütleks, eestlastele võõras, sest et tegelikult prantslased, hispaanlased, nad on täiesti teise mindsetiga. Nende jaoks personal space on täiesti teine asi. Nii et eestlaste puhul see ongi täiesti ebanormaalne. See on nagu veider. Ehk siis kui sa nagu saad lahti sellest, et tegelikult on okei lasta ka teisi inimese enda personal space'i. Muidugi valitud ja selles suhtes sa saadki ise valida, kellega sa siis tantsid on ju ja kus see toimub ja kõik see. Ja ilmselgelt mingi võõra inimesega ma ei hakkaks bachatat kuskil pimedal rannas tantsima, nagu ilmselgelt see ei ole kontrollitud olukord, aga kui sa oled bachata peol, kus on mingi 100 inimest, siis mis suga juhtuda saab? Nagu sa oled lihtsalt kellegagi tantsid hästikku. Ja mida mina ise olen veel mõelnud, et Tanni kindlasti aitab ka see, või tal mõista kogu seda asja, et ta on ka ise ju tantsinud bachatat. Ja, ta on proovinud bachatat. Ja, et selles suhtes nagu ta teab, mida see tants endast hõlmab või nagu, et kuidas see käib. Et ta ei ole mingid, issand, Kaisa teeb mingit veidrat asja seal. Nagu, et ta teab, et selline ongi see tantsustiil, niimoodi seda tantsitaksegi. Ja ta võtabki seda sellena, on ju. Plus need videod, mida ma postitan, see, kuidas ma tantsin näiteks Leoga, kuidas ma tantsin oma mingi kaastreeneriga Eestis, ma ei tantsi niimoodi täiesti võõra inimesega, kes ongi bachatat proovinud. Meil on erinevad hoiud. Meil on siuke hoid, kus me reaalselt ei olegi üksteise personal space'is. Me oleme täiesti kaugel üksteist nagu umbes nii, nagu me Kaisaga oleme, nagu siuke kaugus. Et ilmselgelt, kui ma ei tea inimest, siis ma tantsin siukses kauguses selle inimesega ja kui ma tean inimest ja ma tean, et ta on heatahtlik, ta võib-olla on mu sõber, mis iganes, siis mul pole mitte mingit probleemi lasta seda inimest enda lähedale, sest et täpselt samamoodi ma kallistan oma sõbrannasid ja olen nendega nagu mingi kontaktis ja katsun neid, nagu see on normaalne. Nii et, jah. Vaatan korra, kuidas see veel sõnastatud siin oli. Kas see mõjutab su suhet? Ei mõjuta. Absoluutselt mitte. Ja elukaaslane suhtub bachatasse selles suhtes hästi, et see on ju, ta saab aru, et Kaisa on valinud siis selle enda elukutseks. Jah. Võt. Aga ma arvan, sellega tõmbame siis otsad kokku. Loodetavasti, kes küsisid nõu, said seda, mis nad, või kuulsid seda, mida nad tahtsid kuulda või vajasid. Ja jällegi, eks ju, ärge võtke kõike, nagu me ei ole mingid maailma profetid, me ei tea, kuidas maailm toimib tegelikult selles mõttes. Ja ega ka terapeudid ega psühholoogid me ei ole. Jah, et selles mõttes see on meie arvamus. See on see, kuidas... See on see, mida me ütleks, kui meie sõbranna tuleks meile juurde selle probleemiga. Jah, ehk siis kui sa ei nõustu sellega, see on okei. Jah, et meil võivadki olla täiesti erinevad arvamused asjadest ja anname ka nõu erinevat moodi. Aga aitäh, et sa igal juhul kuulasid ja kuuleme järgmises episoodis.